Tere tulemast taas kord Point TV-sse nautima kevadilma ja kevadega koos on Canon välja lasknud oma selleaastase kevadkollektsiooni kompaktkaameraid. Ja täna me tahamegi küsida Tartu rahva käest, millise sina võtaksid? Point TV on enda kätte saanud selle kevadise kollektsiooni Canoni kompaktkaameraid ja meie viime need Tartu rahvale vaadata. Rivi alguses seisab Canon PowerShot A800, millel ei ole kõige parem zoom, ei ole kõige parem sensor ja ei ole kõige parem ekraan, aga ainukesena on kahekohaline hinnanumber. Järgmine on PowerShot A1200, millel on parem sensor, parem optika ja parem ekraan, aga kolmekohaline hinnanumber. Stardirivis on järgmine Canon PowerShot A2200, mis saab juurde 2 megapikslit, spetsiaalaku ja ümber mälgitud korpuse. PowerShotid otsas algab kompaktsete ja kiirete X-uste seeria, mille avab X-ust 115, mis on esimene, mis kasutab Canoni uut 12 megapikslit tagant valgustatud sensorit. Järgmine on Canon X-us 220, mis saab endale õhukese metallist edeva korpuse ja sama HS sensori. X-us 310 on oluliselt pekisem kui X-us 220, aga tema suuri kere hoiab enda sees suurt puutetundlikut ekraani ja käsitsi juhtimisvõimalusi. Rivi lõpus seisab Canon PowerShot SX230, selle sama 12 megapikslise tagant valgustatud sensori, ohtrate käsitsi juhtimisvõimaluste, GPS-i ja 14-kordse zoomiga. Aga aitab mölast. Uurime välja, milline nendest kaameratest meeldib kõige rohkem Tartu kodanikele. Tervist! Mul on siin selle kevadine kollektsioon Canoni kompaktkaameraid. Ja küsimus oleks järgmine. Kui ma nüüd teile siia teie ette need ritta panen, siis millise valiksid? Ma tahaks küsida, et kui te saaksite endale ühe, siis millist te endale tahaksite? Tere! Tere! Üks väike küsimus siis. Soovin teile näidata ühte asja. Siit. Ma arvan, et see on väga šokeerivad, et meie reaktsioone praegu. Mul on siin 7 kaamerat Canoni selle kevadisest kevadkollektsioonist. Ja tahaks teada, millise neist teie valiksite? Küsimus on väga lihtne. Siin on selle kevadised Canoni kompakttkaamerad. Milline kõige rohkem meeldib nendest kaameratest siin? Oleme nüüd kinni püüdnud lodjamehed, et ka neilt küsida, et kui neile tekiks võimalus saada üks nendest kaameratest, siis milline see loosi läheks? Mõtlen natukene, ma tahan neid vaadata ka. Ikka võib vaadata. 12,1 ja... Ikka vaadatakse megapiksleid. Ma ei tea, siin on väga palju ilusaid... Värvi järgi ei maksa vaadata, sellepärast kõiki neid on nagu erinevaid värve välja pakkuda. Vaata see, mis töötaks. Tegelikult selline võib-olla isegi oleks päris huvitav. SX230. Nagu ma ei mõtle disaini mõttes, ma mõtlen nagu, et zoomi on. Zoomi on. Ja... GPS on. No, siis on ju päris hea. Ei, mulle selline päris meeldiks. Kui telefonil ka juba mingi 5 on, siis ikka kaameral võiks natuke rohkem olla. Hea tihikut. No, eks see meid huvitab, et mida inimesed nagu oma algatuse järgi valida tahaks. Siin neid megasid on? Piksleid. Pealpaks, siin on need üle. 12 on enamasti. Siis see on
see on 14. 14 on see, kui palju tal suumi on. See on nagu kasutuses palju tähtsam asi. Okei. Seda on see, kui kaugelt ta lähedale võtab. Mina valitsin selle. Ma tahtsin seda pakkuda kusjuures. Pixus 115. Siuke elus kompaktne välja. Siuke tagasihoidlik ja tal oli siuke välja loodud osi ja ta muuks hästi rinnataskus, siuke nagu tikutops. Aga samas see ka? Kas siin on mingi... No jah. See on kõik su 12,1. Jaa, see on Canoni uus tagantvalgustusega sensor, mis sänitab 12. 14,1 juba. No, siin on igavesed uhked kaamerad. Mõni veekindel ka on? Ahaa, seekord ei ole. Seekord ei ole, noh. Lodja peal peaks ettevaatlik olema kõigiga neist. Aga põrutuskindel, meil on siuke karmide meeste karm laev, et ega siin tehnika saab ka valu ja vatti. No siis võib-olla võtaks siukse tõrvavärvi, mis see... Tõrvavärvi? Läheks meie laeva värviga hästi kokku. Pixus 310, puutetundliku ekraaniga. Ja, no see on väga edev kaamera. päris uhke riist küll ju. Selles mõttes... Aga selle kuradi zoom on... No see zoom ei olegi oluline, palju sa zoomid siukse asjaga, saad ikkagi teha kiireid klõpsu. Lodjaga sõitmas, kui ema ja Kaldo oled kaugel lahti, head zoomil oleks tahtnud küll, et luiki pildistada. No ega sa head zoomi sa vist ühelgi neist asjad. Kusjuures Canoni jutu järgi see 12 megapiksel teeb ikkagi paremat pilti. 14 või? Jah, kuna see 12 kasutab uuemat tehnoloogiat. Sellel vist on rohkem asju, eks ju? Tegelikult, no, tal on teistsugused asjad. No jah. Tal on see... GPS ka peale? Sellel GPS ei ole, tal on puutetundlik ekraan. Ohoo. Ahah, ongi. Selline. Jaa. Päris huvitav. Aga sellel ei ole siis puutetundlikku, eks? Ei, sellel on nupud. Aga need nupud suudavad rohkem asju teha. Seda küll. Üks väheseid mudeleid, mis siis 2A patareisid kasutab. Mis on hea? Saab igale poole kaasa võtta. Muidugi teine variant võtta siuke punane, et ära ei kao laeva peal. No see pruun, see on kohe kadunud. Tõrvavärvi laevas ja kaugele paista, kui kuhugi vedelema jääb ja astuta peale. Natuke väiksem riist. See tundub suht kõige võllim, jah? Just ka, kõige suurem ekraan, jah. Ehk siis üks hääl SX 230 poolt. Jah. Üks link kirjas. No see näeb kuidagi siuke stiilseb välja, teised on kuidagi siuksed nagu edevama. See on nagu mood, nagu lusitelefon või midagi sellist. Ehk siis jääb Xus 115 HS siin võitjaks. See on must võib-olla. Nii, miks see? Ma ei tea. Tundub selline päris asjalik. Asjalik. Aga arvad osti selle, sest sellel on manual. Kus Manual. Neid settingeid panna säriaega ja... Tal on täismanuaal ka olemas. Seda, jah, see ongi minu arust. Kõige lähemal sellele on veel see, täismanuaali ei ole, aga sellel saab säri ja ava käsitsi panna. Täismanuaal on ikka parem, saab nagu üle säristada, ala säristada. Ja võtaksin selle. Kolmas hääl SX 230 poolt. Paistab, et võitja on üsna otsustatud. No ütleme nii, et kui ma välimuse järgi võtaks, siis ma võtaks võib-olla selle. Selline ilus naiselik. Xus 220. Aga kui nagu tahaks mingeid lahedaid pilte ka teha, siis ma arvan, et tea see. SX 230. Jah. Aga mis siis lõpliku hääle ikkagi saaks? Meile ikka meeldib see tõrvavärv. Tõrvavärv. Tõrvalõhk ka, siis oleks nagu... No seda annab kuidagi korraldada kindlasti. Eriti lihtne otsustada, aga jah, meil näpud on siin alati tasa tõrvaga koos, et ei jää kohe tõrvamärki külge, jääb ainult lõhna juurde. 7 kaamerat on päris raske ka, mul juba käsi väsib ära. Aga siit siis sai oma hääle Xus 310. No praegu küll, jah. Vaat nii. Täpsemaid tehnilisi üksikasju. Pika päeva lõpuks selgub, et Canon PowerShot A-seeria Tartu rahvast väga ei huvita. Kõvas
tagantlükkamise peale võib 3. koha anda X-us 220-le. Võib-olla sellepärast, et on kõige ilusamat värvi meil näidisena. Ühendatud teise koha võiks anda X-us 115-le ja X-us 310-le. Ma ausalt jõudnud kokku lubada, kumba nüüd rohkemad inimesed eelistasid. Aga nad meeldisid inimestele. Ja absoluutselt ja pretsedenditult võitja on SX 230, mis meeldib tartlastele kõige rohkem. Ja kui päris aus olla, eks ma ka ise valiksin tema oma rohkete funktsioonide tõttu. Sellised on meie keerulise statistilise uurimuse lõpptulemused. Vaadake teinekordki Point TV-d. Tervist! Mul oleks teile üks kiire küsimus, et milline nendest kaameratest teile kõige rohkem meeldib? Jah? Ei avalda arvamust. Kahju. Teine kord siis.